aga kuulame, vaatame, mis Pluutol öelda on. Mis oli öelda tähendab? Tõsiselt siin kahel ja kui räägingi ma teistega sa ka tea, sest kui tahtsingi ma sealt polnud sul vahet ja nüüd ei oska otsustada kahe vahel ja nüüd ma kõiges kahe vahel, ainult kui mind vaja lendad peale nagu rahe nagu vihm ja nagu lumisani pinges nagu rihm, võta vabalt, meil on suvi ja kus sa olid terve aja, nüüd kui enam pole vaja, seisad samu maja taga ja ma murran oma peal ja mis keegi ei pea teadma, las nad teevad maha tervet lugu, nad ei tea ja ütle, kus on su ehtsus, sest viimasel ajal on kadunud me vestlus, terve selle aja, mil see teema kestnud, teevad mingit targad skeemi, kellest mu laulud on tehtud. Sa saaks kõik, mis sa vajad, teeksin kõik, mis sa tahad ja toetaksin sind kõigega, see jälle ei mõtle raha ja mäletan, kui saatsingi su koju vihma kallas, kui tegime me peale, ma ei tahtnud tulla alla. Pole aega su mängude jaoks, hoian sinust kinni ja sa jälle ei kaoks, oma halvad vabandused mulle ette sa laud, lootes, et ma usun sind, kuid ma ei usu sind, võta teadmisse. Oled ilmselgelt parem, oled siiski kahe vahel ja oled ilmselgelt parem, pole kindel, mis me vaja. Tunded arvad, et sa tead, mida tunned. Sa ei tea, mida tunned. Ma saan kõik, mis ma vajan. Olen kõik, mis sa vajan. Ma saan kõik, mis ma vajan. Ma saan kõik, mis ma vajan. Ma saan kõik, mis ma vajan. Olen kõik, mis sa vajan. See laul mängib kuskil too. Keegi telefoni no vot, ma ei tea, kuidas selle rahvas chatis see lugu meeldis, ma ütleksin, et no tegelikult sa siin eetriväliselt rääkis ka juba, et see on rohkem siuke meloodiline ja et siin on nagu hakanud toimuma mingi muutus. Ma ei teadnud seda, et Pluto ise produs ka, et sa minu meelest küll jah. Ja paljud oma vanad asjad üldse. Jah, et tal ei ole see hääl, mis ta praegu teeb, aga see kõlas ka ülilahedalt, et rohkem tema häält oli siin, et seda nii-öelda siis või siin ta veel otsis, aga ma ütleksin, et mis iganes ta siis see hetk juba tegi, see toimis ja näha oli, et oli ajast ees juba, sa ütlesid 2018 vist või? Et see tohutult ajast ees. Et see kõlab ikka nagu fresh või nagu see minu meelest, eelmisi laule sa kuuled, see on nagu okei, see on nagu cool on, see oli mingi paned selle ikka peale, see on nagu ülikõva laul või nagu
isegi kui sa ei tea mitte midagi SoundCloudi erast, see on nagu väga hea laul, ma arvan. ja mulle väga meeldib. sa tegelikult tõid välja ka, et see laulu lõpuosa oli veits siuke nagu kunstiline lüke, et sa lasid nagu kuulaja kõrval puhata, aga samas sa tegid mingisuguse muudatusi beat'is, ehk siis minu arust seda tänapäeval väga ei tehta rohkem. jaa, enne seda ka ei tehtud väga, või nagu SoundCloud oli see, kus nagu järsku ei olnud nagu reegleid. või nagu kõik, praegu on ka suht kõik läheb nagu mingi boksi sisse, nüüd pole nagu, nüüd on parem kui vanasti. ma ei tea, et see on nii kõva asi tegelikult. jah, outside of the box, ma olen nõus jaa, see on tegelikult hea point, et kui sa tahad midagi uut luua, siis proovi, unusta need kassid täiesti ära, lihtsalt loo nii nagu nii-öelda kõrgemalt tuleb ja vaata, mis siis saab, et ma arvan, et siin täpselt seda tehtigi. Ja samamoodi näiteks minust Outkast hakkas ju ka, mis album see oli, kus nad tegid täiesti eksperimentaalse albumi ja nad lõidki midagi uut jälle, et see hetk see kõlas ja kui ma praegu tagantjärgi kuulan seda albumit, mul ei tule meelde, mis album see oli teem. See, kus see Miss Jackson oli ka peal ja hei ja, et tasub katsetada. Jah. Vaatasin chatis ütleb ka, et 2018 skene oli nii fun, et iga mees tänavalt sai 100 000 kuulamist ja siis kadus paari aasta tagant. Ei, see oli teine lause osa juba. Ja enam ei saa, ja. Aga for real kõik said nagu suureks. Huvitav, mis juhtus siis? Mis on nagu ülihea hüppelaud tegelikult, et ongi, vaata, sa vaatad praeguseid Eesti suuri muusikuid, räppareid. Enamus nad on nagu SoundCloudist alguse saanud. Isegi kui sa ei tea, et nad olid SoundCloudis, nad olid teiste nimedega, kõik on mingi 5 nimevahetust ka teinud. Nad olid SoundCloudis, neil oli palju kuulamisi, nad olid nagu suured nimed tegelikult. Ja, aga ma arvan, et see ongi võtta see ka, mis sa enne välja tõid, et sellest asja ei tehtud Eesti muusikas väga, et Boom Bap oli selline ühelaadne toode, mis oligi nagu võib-olla, kuidas sa öelda, et see kõik, mida SoundCloudis tehti, see oligi uus ja kõik oligi huvitav. Et lihtsalt see, mis nagu sealt, ma arvan, et kõike me isegi ei tea, mis seal tehti. Et see parimad on nagu pinnale tulnud, aga seal kindlasti oli väga palju neid üritajaid veel. Aga ma arvan, et see oli kindlasti üks suuremaid põhjuseid, et kuna ongi kõik see autotune'i teema ja kõik oli nii avastamata maa siin Eestis veel. No ma ei kujuta ette, mis muusika oli nagu kuulus Eestis nagu enne 2017-18? 2017. Sa mõtled nagu hip-hopis või üleüldse muusikas või? Hip-hopis jaa, üleüldse. Oligi vaata. Ma tean, mis oli nagu enne seda nagu ammu, aga need kõik jooksevad nii ühte. Oligi Reket, Metsakutsu, võtta, neil oli see mingi kõik poisi teema, Genka, Baby Loust ja siis vaikselt tuli 5 miinust peale, eks? Arop, on ju. See oli, ma arvan, enne seda teemaks. Nagu hip-hopis kenes, mis olid nagu suuremad nimed. Aga selliseid nii-öelda underground tegijaid on ju väga-väga palju, kes olid Boom Bapis ja on siiamaani tegelikult. SoundCloudis oli seegi nice, et nagu iga päev tuli laule. See ei olnud see, et sa ootad 6 aega, et keegi dropiks, vaid seal oli iga päev nagu keegi lasi uue laulu välja. Mis on nagu really cool. Igatsen neid aegu vahepeal. Jaa, tegelikult nüüd, kui ma olen neid lugusid kuulanud, siis et väga hea pointida välja, et 2018 oli tõesti fun ja nüüd, kui ma kuulan seda, siis mul on ka fun, et ma tunnen, et see energia, mis oli see hetk, oli tõesti, et people just had fun. Ja et see Boom Bap, sest kui sa ütled mulle, mis oli enne 2017-18, siis mina ütlen, et mitte midagi siukest meelde jäävat. See hetk ei olnud Eesti mussist väga, skennest väga huvitatud ka. Ja ma ei ütle, et muusik enne seda oli halb, kindlasti oli nagu väga palju häid laule ja artiste, aga lihtsalt nagu arengut nagu väga ma ei oskaks niimoodi nagu pinpointida. Et kui me vaatame siin lihtsalt numbreid ka, et siin täielik blow üle 100 5-kohalised numbrid, et enne oli 6-kohalised, midagi nagu juhtus, ja siin vahepeal on ka suuremaid, et Leisil see 500-600 000, aga siin oli consistently nagu rohkem alguses, et oligi mingi plahvatus toimus ja inimesed hakkasid tootma lihtsalt, kõik tulid kuskilt august välja, hakkasid mussi tegema. Yo, for real, Tristan, süüke asi oli nagu SoundCloud Fest
see oli ühe korra minu meelest, nad tahtsid vist teist korda ka teha, ei tulnud. kõlab lahe. aga see oli nagu suur nagu üritus, kus olidki kõik nagu SoundCloudi nagu top vennad olid kutsutud esinema, see oli selles ei olnud, see oli eraldi. aga Lil Pidu oli ka nagu Siim Nestor, kõige legendaarsem vend üldse, ka väga suur põhjus, miks üldse nagu Eesti muusika ja kogu see SoundCloud era nagu jõudis sinna, kus see jõudis. Siim nagu pani kõik vennad raadiosse. Siimul oli Lil Pidu on craziest asi üldse. Nagu Siim Nestor korraldas nagu kogu aeg räpipidusid SoundCloud artistidega. Ja. Said raadiosse, said. Ja ongi see oli nagu crazy'st, et nagu inimesed tegid need laulud lihtsalt ise kodus. See oli nagu, ja siis järsku muutus nagu, see asi hakkas nagu päriseks muutuma või nagu sa näed, et inimesed actually kõik laulavad kaasa, ongi, lauludel on 100 000 kuulamisi. Siin kutsutakse esinema, mängitakse raadiosse nagu crazy värk. Nagu Lil Pidu on kõige haigem asi, sa pidid seal kohal olema. Nestor sai iga suvalise venna raadio 2 hollikasse F-ile, pooled vennad poleks temast elus. Ja ei kuredi shoutout Siim Nestor, ta nagu ta peaks saama Lilli nagu 100 korda rohkem, ta on väga tähtis inimene Eesti räpile. Ma koha peal olin küll ja seal ma alustasingi. Fotovärki? Ma seal enam-vähem hakkasingi nagu muusikutega läbi saama, sest et ma käisingi nagu pildistamas ja filmimas nendel eventidel. See Instagramis on, näed see Epikas, seal on mingid pildid üleval, näed. Let's go. See ma ei hakka valetama, Seebikas ei saanud piisavalt kreditit, sest et see, ma olin Seebikas oli kõva värk, sest et see oli nagu rohkem kui muusika või nagu kogu selle asja ümber oli nagu mingi community või nagu välismaal on olemas siuksed asjad, aga ma olin nagu see vend, kes nagu oligi, sa olid nagu, ma ei hakka valetama, kui sa olid nagu SoundCloud räppar, siis sa tahtsid nagu et Seebikas pildistaks ka. Ja ma pildistasingi, sellepärast ma pildistasingi kõiki neid kõige top SoundCloud rap vendasid, sest et see kõik oli nagu movement, see ei olnud nagu lihtsalt muss, et see oli kuradi everything.